tere, hea vaataja, mina olen Lisbeth ja sügis hakkab vaikselt tulema ja ilmad lähevad natukene jahedamaks ja sellega seoses muutuvad ka natukene meie teenuste olemused ja me 360 tegeleme mängude, matkade, reiside, koolitustega ja täna ma olen siia palunud Karolini, kes on meie matkaosakonna juht ja räägimegi natukene matkadest ja mida siis meil teile sügis- ja talvehooajal pakkuda on. Tere, Karolin! Räägi siis, kuidas see hooaja vahetumine matkadele mõjub? Kõige põhilisem on jätkata suvel sisse harjutatud traditsiooniga hästi palju looduses viibida. Et valikusse lihtsalt tuleks võtta natukene soemad ja veekindlamad riidesemed, kuid needsamad matkarajad, kus te suvel käisite, on ka sügisel seal ja nad lihtsalt vahetavad natuke ilmet ja kindlasti tuleb jätkata. Kas sügis toob välja ka mingid huvitavad loodusilmingud, mida on nüüd huvitav matkaradadel jälgida? No kindlasti võiks sügisel tähelepanu pöörata looduse värvimängule. Et põhimõtteliselt vikerkaare värvist on kõik värvid esindatud, et sõltub, kuhu sa vaatad. Kindlasti on väga suur värviküllus erinevates Eesti rabades. Ja seetõttu on võib-olla just rabamatk see, mida sügisel vähemalt korra tegema peaks. Ja tegelikult sügis toob meile ju ka seened, nii et haarake seenekorv endaga ja võtke meie käest räätsad ja minge metsa. Just. Aga millised on need 360 poolt läbi viidavad matkad? Me teeme nii jalgsi kui räätsamatke, mis on just siis nüüd tuleval hooajal kõige populaarsemad. Kui lumi maha tuleb, siis saab juba kas uiskude või tõukekelguga sõitma minna. Ja siis juba tuleb kevad ja kevadel tulevad erinevad veematkad. Ja kõiki neid matkasid viivad läbi meie matkajuhid. Kes on need matkajuhid, kes neid läbi viivad? Oi, meil on väga toredad matkajuhid. Et matkajuhid on erineva tasemega, et on sellised kvalifitseeritud Luuakooli või siis Haapsalust tulnud matkajuhid, kuid on ka asjaarmastajaid, kes oskavad siis mõne niši puhul erakordselt põnevaid lugusid rääkida. Kas on ka mingisugune kindel fookus, mille te võtate sügishooajal, mis on need tulevikuplaanid seoses matkadega? Ja see fookus on meil seotud 360 kraadi ühe kõige tugevama küljega, mis on siis erineval kujul meeskonna hoidmine. Et me teeme koolitusi, me teeme erinevaid meeskonnamänge suurematele ja väiksematele gruppidele ja selline uuem toode meie tootevalikus ongi meeskonnatöö loodusradadel. Ja see tähendab siis seda, et tavapärase rabamatka käigus on sisse põimitud erinevad meeskonnaharjutused selleks, et meeskond saaks tunda nii individuaal- kui grupi tasandil oma eripära. Sellepärast, et kui inimene või kui meeskond tuleb loodusesse, siis kaob selline tavapärane dünaamika, et kes on ülemus ja kes on alluv, et siis seal matkaraja alguses on kõik ühel joonel. Ja see on väga vahva, kuidas erinevate inimeste erinevad iseloomuomadused ja salapärad hakkavad välja tulema. Et siuke inimene, kes on kontoris, ei ole üldse selline matkarajal, on ja? Just, et selle kohta on hästi palju tagasisidet tulnud, kuidas sellised ontlikud, tagasihoidlikud kontoritöötajad, kes tavaliselt sussi veeretavad, on ülikirglikud kanuumatkalised või lihtsalt looduse nautlejad. No kui mulle väga meeldib looduses olla, aga võib-olla natukene pelgan, mets võib olla pisut hirmuäratav algajale, matkajale, siis mida sa soovitaksid mulle? No esimese hooga kindlasti tasub pöörduda või tasub tulla avalikele matkadele, et ka 360 on erineva ajaperioodi tagant avalikud matkad erinevate teemade, erinevate sõiduvahenditega. Ja kindlasti on ka RMK-l väga suur valik erinevaid matkaradu, et tasub püsida sellisel turvalisel rajal. Et kui see on ammendanud, siis juba tasub võtta oma kindel seiklus ette ja meie käest saab hästi palju erinevat varustust juurde laenutada. Et meil on pakkuda nii räätsesid, talvisel ajal tõukekelke, erinevaid matkauiskusid ja siis suvisel hooajal või kevadel, siis kui suur vesi tuleb, ka erinevaid kanuusid ja süstasid nii
üksi kui ka kahekesi sõitmiseks. See valik on väga kirju ja tegelikult sellega saab tutvuda meie kodulehel 360.ee ja ka matkasid saab sealt broneerida, nii et näeme juba matkarajal. Just. Tšau!